daamid ja härjad, see siin on Arnold Oksma podcast show. Hei teile, uuel aastal uue hooga. Kätt on jõudnud aasta 2025. Selle aasta esimeseks saatekülaliseks on mul Raigo Kotkas Tartust. Tema üheks suureks sobiks on artiste lava ees fännata. Seega kutsusin Raigo kaasa minu naistepäeva show'le, mis toimub Geenipunkris. Aega selle naistepäeva show'ga on, mis toimub 7. märtsil. Parem vaatame saadet. Tšau sulle, Raigo, ja tere tulemast minu podcast saatesse. Kuidas sul selle talvise tormiga siia sõit Tartust läks? Tere Arnold, aitäh, et kutsusid saatesse ja peab tunnistama, et reis oli päris tore. Et teed olid talvised, olid lumised, aga bussis ei ole probleem. Et bussil on katus peal ja Rattad sõidavad? Absoluutselt. Laiem üldsus sind ei tea. Räägi neile, kes sa oled, kus sa tuled ja millega sa tegeled. Tulen Tartust, olen seal terve elu elanud. Minu arust kõige parem Eesti linn üldse, kus elada. Kõik on käejala juures olemas, vahemaad on väikesed ja nii edasi. Ja tegelikult ma ütleksin enda kohta, et ma olen tegelikult täiesti siuke tavaline noormees. Et hetkel olen selline suhteliselt vabakutseline, ehk siis olen erinevatele tööpakkumistel avatud, et olen hetkel nagu selles protsessis nii-öelda sees. Ja minu sellist vaba aega täidab üks tore hobi. Neid on tegelikult isegi võib-olla, võib öelda isegi kaks, et üks on selline nii-öelda seotud rohkem nagu fotograafiaga, videograafiaga ja teine siis on seotud muusikaga. Õige jaa, 4-5 aastat tagasi läbi sinu muusikahobi me ka tutvusime. Et räägi mulle oma hobist lähemalt. Jaa, täpselt nii see oli. Et mäletan seda pidu nagu suhteliselt hästi ja tookord ma olin selles mõttes sellel konkreetsel peol, ma olin nii-öelda, võib öelda ka nagu üks korraldajatest. Ja sinust ma olin otse loomulikult varem kuulnud meediast ja igalt poolt, aga lihtsalt jah, sa olid veel üks nendest artistidest, keda mul ei olnud, keda ma ei olnud tookord veel nagu silmast silma kohanud. Vot, ja ma nimetaksin seda hobi võib-olla selliseks võimaluseks ennast lihtsalt lava ees nagu välja elada ja võib-olla kui sul on mingisugused siuksed elulised nagu mured või probleemid, et siis sa saad seal nii-öelda lava ees neid artiste fännates, näppu visates, kaasa lauldes, et sa saad ennast lihtsalt välja elada, sa saad ennast mõnusalt tunda ja unustad kõik muu, mis su ümber nagu toimub. Ja seal samas Pärnu Vallikäärus sai filmitud TikToki üks videoklipike. Kas sa mäletad seda? Jaa, täitsa hästi mäletan, et see pidu tegelikult oli üleüldises mõttes oli ka hästi nagu meeleolukas, hästi tore ja sulle kindlasti siuke ka üks nagu väga selline ere mälestus, et kui sa nagu olid nii-öelda alles nii-öelda selle comebacki ja Eestis ära teinud. Ja see huilgamine oli päris kõva ja nüüd meenutagem seda klippi. Tere õhtust kõigile! No nii, Arnold, vaata palju noori siin on. Tõstame kõik käed ülesse, kellel on TikTokis konto. Vapa! Kas te täna hommikul video nägite? No teeme veel kord. Kõik laulavad ja ta ei pohkuid ei laula! Siit aga viimaviis, kätt üle! Ei! Nüüd kõigile, kätt üle! On tüüka silm, vast alles vaikina. Millistes klubides, pubides või baarides sa muidu oma hobi harrastad või teostad? Vanasti paar aastat tagasi ma käisin tegelikult põhimõtteliselt üle Eesti. Et ma mäletan ka selliseid kohti, mis tänapäeval on näiteks juba suletud. Saaremaal näiteks tuleb üks ööklubi meelde,
Rakveres tuleb üks nii-öelda niisugune noh, baari või lounge'i moodi koht meelde. Et nüüd peale nii-öelda seda koroonaaega ma olen seda nagu ringi käimist või noh, seda nagu üle Eesti nagu fännamist olen nagu rohkem kokku tõmmanud. Et hetkel on nagu alles jäänud noh, võib-olla rohkem sellised kodulinna kohad. Et Tartus kindlasti noh, kohe esimene koht, mis tuleb meelde, on Tartu Aleksander, kus käivad näiteks noh, mitte niisugused nagu võib-olla suured nimed või sellised noh, suured bändid nii-öelda, vaid just niisugused noh, vähem tuntud tegijad ja sellised nagu noh, lihtsalt sellised rahvalemmikud või rahvabändid. Ja noh, kui ma näiteks mõtlen siin mingite teiste linnade peale, siis noh, Tallinnas on üks koht, on näiteks Kultuurikatel, mis on ka päris tihti nagu läbi käidud. Ja Rakveres kindlasti Virma pubi, et selliseid kohti jah, kus nagu noh, kuhu ma nagu tihti olen sattunud, on tegelikult päris palju. Need, keda sa fännad, on Eesti kõige suuremad artistid, et nii Hellad Velled, Kurjad plaanid, minu lemmik Nancy, kes on öelnud nii nagu Hellad Velled, et sa oled nende kõige suurem fänn ka avalikult välja, et kuidas on nagu sul tunne, et nii kõvad ja bändid ja esinejad siin nagu väga armastavad kui suuremat fänni? Jaa, et see on tegelikult minule kui sellisele suurimale ja aktiivsele fännile korralik tunnustus. Et noh, ilmselgelt on nagu noh, alguses võib-olla nagu raske jääda silma lava ees, et noh, sa ikkagi pead kõiki noh, nii-öelda laulusõnu peast teadma, sa pead noh, ikkagi seal noh, korralikult kaasa elama ja nii edasi, et see kõik on tegelikult tulnud ajaga, et noh, kui mõni bänd või artist mulle ikkagi nagu väga meeldib, et siis kindlasti ma ei piirdu nagu ühe kontserdiga ja kui need kontserdid nagu koguneb siin kuskil noh, aastaga võib-olla noh, 5-10, mõne aastaga veel rohkem, et siis selle aja peale tegelikult sa juba kõikidele nendele bändidele ja artistidele sa kinnistud mällu tegelikult. Ja siis nad nagu jah, võtavad sind kuidagi nagu omaks ja näevad, et sa oled selline nagu aktiivne, entusiastlik, et noh, sa kuidagi nagu eristud sellisest nagu tava nii-öelda publikust, jah. Et noh, tavapublik, noh, enamasti noh, tulevad lihtsalt noh, muusikat kuulama, nautima, ja noh, eestlane selline võib-olla noh, natuke tagasihoidlik ka, eks ole, et noh, väga nagu tantsupõrandale ei kipu, et võib-olla sellised jah, tavapidutsejad nagu nii palju nagu silma ei jää. Aga jah, ikkagi, kes seal nagu lava ees niimoodi noh, näpud püsti seal möllavad, et siis Need jäävad kohe silma. Jah, need jäävad kohe silma ja nendel on nagu jah, võib-olla nagu suurem võimalus noh, saada selliseks nii-öelda bändi poolt omaks võetuks nii-öelda. Ma arvan, et paljud on läinud klippi, kus sind on kutsutud Hellad Vellede lauluaeg lavale lausa nimepidi ja sul on õnnestunud laulda nendega lugu, et ma mäletan, külmavärinad tulid peale, kui ma vaatasin seda, et kuidas on sul laulusõnad meelde jäävad ja kuidas on tunne olla selliste kuttidega laval nagu Hellad Velled? Kui konkreetselt nagu Helladest Velledest rääkida, siis neil tegelikult ilmselt on teadlikult tehtud selline lugu, või noh, on tehtud lugu nimega Suvine ja sinna on teadlikult siis nii-öelda sisse põimitud või sisse nii-öelda pandud selline nii-öelda väikene lõik, kus nagu noh, keegi neist ei laula, vaid lihtsalt ongi tehtud selline nii-öelda lõigukene, et noh, kus siis noh, saabki võimalus anda mõnele siis fännile. Jah, või noh, ja kui mõne kontserdi näiteks ei ole mingeid siukseid noh, tulihingelisi fänne lava ees, nagu mina või keegi teine, et siis nad lihtsalt noh, kas siis teevad selle osa nagu ise ära või siis nii-öelda eksprompt leiavad kuskilt kellegi kohe nagu sealt lava eest ja siis lihtsalt katsetavad, et kas on sõnad peas. Ja rääkides nagu sõnade meeldejäämisest, siis jah, ma olen nagu ise ka selle peale mõelnud, et noh, näiteks kui ma mõtlen kooli peale, siis noh, koolis noh,
mul näiteks matemaatika oli niisugune nagu päris kehv aine, ütleme nii, et Mul mitte samamoodi. midagi seal nagu meelde ei jäänud ja kõik need nii-öelda mingisugused võib-olla tekstülesanded, kõik oli raske, ütleme nii. Et kui ma nüüd võrdlen nagu selle nii-öelda laulusõnade nagu meelde jätmisega, et siis see on imeks pandav, et kuidas nagu üks asi saab nagu nii hästi meelde jääda ja mingi asi. ja teist nagu üldse ei suudagi meelde jätta. Mis su muidu lauluhinne oli koolis? See on hea küsimus. Muusikatunnid otse loomulikult olid, on ka tänapäeva koolides. Minu meelest mul muusika vist oli ikkagi sinna kuskile 4-5 kanti. Ma usun samamoodi. Et muusikaõpetaja oli tore ja see oli, kui sulle nagu terve elu on niisugune nagu muusika meeldinud ja laulmine meeldinud, et siis sa nagu seal tunnis saad ka ikkagi tegelikult üsna nagu hästi hakkama. Ma vaatasin just seda, et sinu klippi, kui sa olid seal Hellade Velledega laval, siis peale sinu on veel hakanud tulema nii-öelda neid fänne, kes on laval hakanud laulma koos bändidega, et sa oled vist esimene selline nii-öelda first, kes on teinud selle nagu lahti, selle tee, et sa oled suunanäitaja olnud. Jah, kui niimoodi võtta, siis tõepoolest, jah. Et enda tutvusringkonnast ma näiteks tean ühte sõbrannat, kellega siin eelmisel aastal sai nagu niimoodi tuttavaks saadud ja tuli välja, et tema ka on selline suur nagu Hellade Vellede fänn ja täpselt samamoodi lava ees ja ka kõik sõnad peas ja temaga on tegelikult läinud täpselt samamoodi, et ta on nagu ka bändi poolt omaks võetud ja ka antakse nagu võimalus talle, et seda on tore näha, et isegi kui mind ei ole kohal, siis keegi ikka kuskil Eesti otsas nagu asendab, et olgu ta siis kas siis minu vanune või ma olen näinud ka klippe, kus nad on tõesti nagu andnud ka võimaluse sellistele päris väikestele. Kuna sa aru said, et sul selline hobi on? Kas siis, kui sa 18 või juba alaealisena tahtsid klubisse sisse trügida? Ei, päris alaealisena nagu mingit sellist nagu soovi või tungi nagu ei tundnud. Et ma ikkagi ootasin nagu selle aja ära ja vist oli isegi niimoodi, et võib-olla see 18 nagu, või 18. sünnipäev nagu oli ära, aga see nagu ei pannud mind nagu kohe niimoodi automaatselt kuskil nagu käima. Ja lapsepõlvest tuleb muidugi meelde, et vanasti käisid nii-öelda mööda Eestit sellised suured suvetuurid. Et väga palju ma nagu nendel käia muidugi ei saanud lapsepõlves. Sellest on muidugi kahju, et päris palju sellised nii-öelda tänapäeval tegevuse nagu lõpetanud bände jäi kuulmata. Et ei olnud nagu sellist võimalust, eks ole, olid niisugune nagu väike laps, eks ole, ei saanud niimoodi mööda Eestit kuskil reisida ja kui midagi Tartus toimus, et siis võib-olla nagu vanemad ei andnud mingisugust nagu taskuraha või ei ostnud sulle piletit, mis iganes. Et selline nagu üritustel ja pidudel nagu käimise soov on mul tegelikult nagu kogu aeg olnud olemas. Et ma olen niisugune suhteliselt rahumeelne inimene ja ma ei ole nagu selles mõttes nii-öelda pingsalt seda nagu numbrit 18 oodanud, et kuskile nagu saada, et ma olen siin nagu lapsepõlves ka ikkagi nagu käinud sellistel päris mitmetel üritustel ja ikkagi kogu aeg enda meelt lahutanud. Kas võib öelda, et sa oled see fänn, kes on kõikide artistide lava ees tantsinud? Kas on ka mõni artist, kellele mõtled, kui magama lähed? Sellist asja ette tegelikult tulnud ei ole. Et tavaliselt magama lähen, siis ma mõtlen mingitele võib-olla elulistele asjadele või üldse nagu proovin ennast kuidagi mitte nagu mingite mõtete ja asjadega nagu kuhjata. Ma mõtlesin tegelikult selle lausega seda, et kas on ka mõni artist,
kellest sa oled kunagi või nüüd armunud olnud? Otseselt sellist nagu artisti olnud ei ole. Et noh, kõik on ikkagi meeldinud oma loomingu poolest, oma olemuse poolest, oma nii-öelda suhtumisest fännidesse ja nii edasi. Aga lapsepõlves näiteks ma mäletan hästi, et mul üks nagu suurtest lemmikutest ja noh, ilmselt ka paljudel teistel nii-öelda minu vanustel poistel ja tüdrukutel, kes toona nagu olid väiksed, et mulle meeldis meeletult Nexus vanasti. Ja noh, kuna neid oli nagu 3 tükki, eks ole, Janne, Merka ja Helen, siis kuidagi noh, tookord võib-olla kõigist 3, noh, kuna see oli nagu lemmikbänd, alati nagu kuulasin ja fännasin ja isegi ühel kontserdil suvetuuril sai käidud, et kuidagi nagu kõigist nendest 3 võib-olla kõige rohkem nagu meeldis Helen. Ja ma ei tea miks, aga noh, kuidagi ta tundus mulle võib-olla kõige nagu ilusam, armsam, sümpaatsem ja mis iganes. Et noh, lapsepõlves muidugi, noh, sa võid, noh, sul on teised siuksed mõtted, sul on teised tunded ja noh, võib-olla siis täiskasvanuna sa mõtled üldse nagu noh, hoopis teistmoodi, et noh, et kuidas ma võib-olla seda nagu artisti nagu fännasin tookord või noh, kuidas see mulle meeldis või noh, kuidas ma üldse niisugust muusikat kuulasin. Et jah, kui niimoodi vastata, siis jah, sellist võib-olla kõige ligilähedasemat sellist noh, nii-öelda meeldimist oli jah, Nexuse puhul võib-olla seal kõige rohkem tunda. Kes siis Nexust ei teaks? Mulle meeldis Merka ja teate küll, mille pärast. Ma olin veel noor ja veri vemmeldas. Aga mul õnnestus eelmine suvi Merkale serenaadi akna taga laulda. Nii et Merkal on ju suurepärane hääl. Aga kus sul on ka neid artiste veel, keda sa fännad? Jaa, neid artiste tegelikult on, aga neid ei ole nagu noh, ülemäära palju. Et noh, kindlasti noh, selliseid nagu noh, lemmikuid on veel, keda noh, niimoodi aeg-ajalt on tore kuulata, aga kes võib-olla niimoodi noh, ekstra nagu kodust välja astuma ei pane. Et ühe nii-öelda niisuguse väga-väga suure lemmikbändi, kelle ma ka kohe kindlasti tooks esile, on sel aastal, kusjuures 30. tegutsemisaastat tähistav Mr. Happyman. Wow. Ja nendega oli tegelikult noh, enam-vähem sama lugu nagu näiteks ka Nancy'ga. Et lihtsalt paar aastat tagasi ma kuidagi sattusin, ma ei mäleta, kus see võis olla, äkki Tartus, nüüd siis juba kinni pandud ööklubis Vabank, kus nad siis aeg-ajalt esinemas käisid ja kuhu neid kutsuti. Ja seal läks tegelikult samamoodi, et lihtsalt ma mõtlesin, et noh, mulle meeldib see muusika, 90-ndad, eks ole, et noh, kuna ma niisugune 90-ndate lõpu nagu laps olen, et ma lihtsalt läksin kontserdile, olin lava ees, sõnad olid otse loomulikult peas kõik, ja neid läks, hakkas meeldima ja noh, siis tuli juba teine kontsert, 3. kontsert, 4. kontsert ja noh, kui neid kontserteid juba koguneb nii palju, et siis juhtub täpselt sama asi, et sa jääd lihtsalt bändile silma. Ja sealt edasi juba noh, saavad su nime teada, eks ole, siis seal on juba mingisugune niisugune noh, võib-olla tekib mingisugune suhtlus, niisugune läbisaamine, võtavad su omaks, austavad sind ja noh, mis ma nagu võib-olla Mr. Happymani puhul tooksin nagu võib-olla kõige rohkem nagu välja on see, et noh, nad on, kuna Sven Lõhmus on seal niisugune nagu noh, nii-öelda ikkagi nagu pealik ja selline nii-öelda noh, juhtfiguur, et siis nad tegelikult kõik on sellised hästi nagu toredad, siirad, sõbralikud, et noh, tõesti, kui sa sinna lava ette juba lähed, sa seal lava ees neid ootad, eks ole, noh, ütleme mingisugune, noh, kella pealt vaatad 5 minutit on jäänud esinemiseni, eks ole, et siis sa nagu näed, kui väga sind tegelikult nagu oodatakse ja kui väga hinnatakse sinu nagu seal lava ees olemist
ja kõike nagu seda, mis sellega kaasneb, et kõik see nagu noh, seal kaasaelamine, tantsimine, mis iganes. Et noh, seda nagu tore näha, et noh, see ei jäta nagu bändi külmaks. Et noh, otse loomulikult ma ei lähe sinna lava ette selleks, et noh, mingisugust nüüd tähelepanu saada seal bändilt või midagi. Et ma lähen sinna sellepärast, et mulle meeldib see bänd, mulle meeldib see muusika ja noh, ma lihtsalt tunnen ennast vabalt ja naudin head muusikat ja head kontserdid. Jaa, ma olen omagi kontserditel näinud, kus fännid on lava ees ja seal toimub mingi energiate vahetamine, et see on nagu väga võimas. Aga eestlane on muidu selline vaga rahvas, et kust tuleb selline julgus, muidu kas juuakse täis ja tullakse lava ette, nagu enda kontserdite puhul näinudki, et keegi teine kuttab olla teine Arnold. Noh, minul selles mõttes ei ole alkoholist vaja nagu mingit sellist julgust otsida, et minul tuleb see lihtsalt täiesti tavaliselt, et ma olen siuke üpriski nagu vabameelne inimene, et ütlen ausalt, ma tegelikult ma lähen ju tegelikult sellele peole, ma lähen ju konkreetselt bändi kuulama. Et mulle ei ole vahet, et kes seal näiteks DJ-pullis on või midagi, et mina ikkagi lähen nagu ainult bändi pärast. Ja mitu korda on ka olnud näiteks konkreetselt, kui ma mõtlen nagu Hellade Vellede vanadele kontserditele, et tihtilugu ongi niimoodi olnud, et hakkab esimene lugu peale, eks ole, ja siis olen mina seal üksinda lava ees, eks ole. Aga see kuidagi annab nagu inimestele või teistele inimestele, kes sellel samal nagu peol ja üritusel on, et see annab neile nagu sellist nagu julgust, et tegelikult ei ole vaja nagu midagi karta ja lihtsalt olge kõik nagu vabad ja lihtsalt nautige pidu ja tundke ennast vabalt, et sa ei pea häbenema, et nüüd, ma ei tea, keegi sind vaatab seal imelikult, et mis tantsuliigutusi sa seal teed või laulad kõvasti ja valesti kaasa, eks ole, et selles mõttes mina selles mõttes ei tunne küll mingit sellist nagu mingit häbikartust, mitte midagi, et minu pilk on nagu ainult pööratud lava peale ja kui sa selles mõttes ennast seal nagu niimoodi lava ees hästi tunned ja ennast nagu välja elad, siis tegelikult sa ei märkagi, mis nagu su ümber toimub ja sa keskendudki ainult kontserdile. Kas oled näinud ka mõni naisfänni, kes on lava ees lausa särgi ära võtnud või minestanud, sest need fännid on ikka ju päris hullud tegelikult. Vanemad naisi ma mõtlen ka. Ma arvan, see on niisugune nagu võib-olla rohkem nagu välismaa teema, et kindlasti see jääb nagu selle eestlase tagasihoidlikkuse taha ka, et ikkagi sa pead selles mõttes olema ikka päris niisuguse võib-olla korraliku koguse alkoholi endale nagu juba sisse tarbinud, et sellised nagu trikke hakata tegema. Et nii palju, kui ma ringi olen käinud Eestis erinevates klubides, kuskil üritustel, et sellist asja ma ei ole, ütlen ausalt, ise näinud. Et kindlasti seda on kuskil juhtunud, aga mina konkreetselt ei ole nagu seda näinud, et kõik on nagu niisugused viisakad olnud ja nii edasi, et pigem on niisugused mingid teisi asju juhtunud, et keegi on seal mingisuguseid ma ei tea, asju lava peale loopinud või ise lava peale roninud, et pigem jah, riided jäävad ikkagi üldjuhul selga. Mis sa arvad, millisel bändil on kõige suurem fännibaas, kus käiakse lava ees laulmas? Ma ütleksin, et ilmselt on kõige lojaalsem fännibaas Terminaatoril. Et näiteks ma võin kohe siia hea näite tuua, et Tallink näiteks korraldab Rootsi kruiise ja tavaliselt need on niisugused üpriski nagu tavalised vahepeal, et seal on lihtsalt mingisugune niisugune laevabänd mängib, aga tehakse ka selliseid nädalavahetusi, kus pardal ongi mingisugune tuntud Eesti bänd, seal käivadki kõik nagu kõik popimad, et Shannonit, Juke Quickstardid, kes iganes, Anne Veski käib seal iga nagu hooaeg. Ja ma näiteks tean, et Terminaatori fännklubil on selline tore nagu traditsioon, et kui Terminaator seal mingil erikruiisil nagu esineb,
et siis neil on nagu kombeks võtta kõik oma nii-öelda need Terminaatori fännisärgid nagu kodust kaasa sinna reisile või kruiisile ja mingil hetkel siis koguneda kuskile kindlale laevatekile, on ta siis, ma ei tea, 9. või 5. või mis iganes. Ja seal tehakse niisugune hästi nagu suur grupipilt. Kõik on seal oma fännisärkidega ja siis palju neid fänne seal parasjagu nagu sellele kruiisile nagu tulnud on. Et selles osas ma tooksin kindlasti nagu Terminaatori välja, et ma arvan, siin kõikidel suurtel on tegelikult mingisugune niisugune aktiivne fännibaas. Et Shannonil on ka niisugused aktiivsed fänne, isegi mõnda tean nägupidi ja isegi nimepidi. Et jah, selliseid nagu jah, aktiivsed fännibaase on ja ega sa ju tegelikult ju teedki muusikat ju fännidele, et iseendale sa ei tee. Ja kui ma siin nagu edasi mõtlen, siis mu tegelikult tuleb meelde ühe tuttava kunagine räägitud lugu, kus ta siis käis, ilmselt oli ka mingisugune ööklubi kontsert, kuskil ikka, kus tavaliselt need asjad nagu toimuvad. Ja seal toimus Smilersi kontsert. Ja seal olevat olnud hästi palju rahvast ja põhimõtteliselt seal oli nagu mingi hetk sellest kontserdist, kus siis seda hästi populaarset lugu Käime katuseid mööda laulis terve saal kaasa. Wow. Et ütleme nii, et bänd põhimõtteliselt ei pidanudki mitte midagi tegema. Et nemad seal rahulikult mängisid oma kitarre ja trumme ja mis neil seal kõik on, et publik tegi oma töö nagu kenasti ära. Ja bändile see avaldas muljet ja selles mõttes sellised olukordi olen mina ka nagu ise ka kohanud, et antaksegi nagu publikule selline nagu võimalus kaasa laulda, särada ja bändile on see selles mõttes ikka korralik nagu emotsioon ja siuke tõstab kindlasti tuju ka, et sa ikkagi oled loonud sellise loo, mis on läinud hitiks ja mida teab, või mille sõnu teavad kõik automaatselt peast. Vau, täiesti uskumatu. Eesti mõistes on nagu mingi suure välismaa staari kontsert. Nii ta täpselt on, jah. Ja ma mäletan, kui ma tulin 5 aastat tagasi Eesti ja tuli koroona, siis minul jäid ka esinemised nagu ära. Aga mis sinul nagu sellest obist sai? No enne koroonat ma olin harjunud tegelikult ühes kuus ikka päris palju tegelikult käima nagu erinevatel üritustel ja lemmikuid kuulamas. Ja kõik need nii-öelda selle viirusega nagu kaasnenud asjad, kõik igasugused piirangud, värgid-särgid, kõik nagu asjad pandi kinni või nii-öelda ei tohtinud inimesed kuskil nagu niimoodi kokku saada ja kuskil nagu teineteise lähedal olla, et see ei puudutanud ainult nagu meelelahutuskohti, vaid ka jõusaalid pandi kinni, eks ole, inimesed ei saanud trenni minna ja mis iganes. Ja minul selles mõttes jah, tekkis nagu ühteki palju nagu sellist vaba aega. Enne muidugi oli ka vaba aega, aga lihtsalt ma täitsin nagu sellise nii-öelda üritustel käimisega selle ja tegin ka igasugu muid asju, aga nüüd jah, ei saanud nagu üldse kuskile minna. Ja 2020. aasta suvel ma hakkasin rohkem huvituma sellistest nii-öelda, või sellisest mahajäetud kohtades käimist, või käimisest nii-öelda, hakkasin nagu selle vastu mingit huvi tundma. Ja ma mäletan, et mul oli suur soov käia Eestis sellises pool nii-öelda mahajäetud linnas nagu Viivikonna. Et see asub Ida-Virumaal ja kunagi oli see selline õitsev ja väga hiilgav tööstus nii-öelda linn. Et seal oli selline nii-öelda nagu Ida-Virumaal ikka, et igasugused kaevandused ja tööstus ja kõik on nagu seal ühes koos. Ja siis, kui see nagu kõik need kaevandused seal täpselt ei mäleta ja millal see nagu seal kõik nii-öelda kriips alla tõmmati sellele
nii-öelda kaevandustele ja kõikidele asjadele. Et siis hakkas nagu seal linnas hakkas see elu nagu hääbuma. Ja noh, kui näiteks praegu sinna minna, siis noh, ta ongi selline nagu täitsa nagu pool maha jäetud. Et noh, vahepeal siin ajakirjanduses ilmuvad sellest viivikonna, või noh, ilmuvad sellest viivikonnast sellised igasugused artiklid. Et noh, vahepeal jälle läheb paar aastat mööda, siis jälle mingisugune ajakirjanik saadetakse sinna ja siis see nagu käib seal ringi, küsitleb, et kuidas teil siin nagu elu käib, eks ole, et kas teil ikka vett on, elektrit on ja kuidas te siin lagunenud majades elate, eks ole. Et siis nagu meedias millegipärast maalitakse sellest kohast nagu pilt, et see nagu, ongi nagu täitsa nagu maha jäetud. Aga tegelikult seal ikkagi siiamaani elavad inimesed. Et kes on siis lihtsalt mingisugused eramajad sinna endale ehitanud, mingid vanad suvilad on seal ümber tehtud, mis iganes. Ja mõni elab ka sellistes täitsa veneaegsetes majades seal, et seal ongi siuke nagu nüüd täitsa pilt tuleb ette silme ette nii-öelda, et seal on selline nagu peatänav ja siis mõlemal pool on täitsa nagu tühjad majad. Ei uksi, ei aknad, mitte kedagi seal nagu sees ei ela. Et jah, kokkuvõttes mul oli nagu siuke suur soov nagu seda kohta külastada. Eestis on ta nagu siuke üks kõige nagu kuulsamaid kohti, kõik seda nagu teavad, et kui kuskile tahetakse minna mingid siukseid ekstreemseid seiklusi kogema, et siis ikka leitakse see tee sinna, et 2020. aasta suvel ma selle nagu soovi täitsin ja ma ütleksin, et sealt minu selline huvi võib-olla veel nagu rohkem paisus. Et sa teed ka oma videoblogi, kas just nendest samadest Urbex või mis see nimi on? Jaa, et kui sa põhimõtteliselt kirjutad Google'isse sõna Urbex, siis ainuüksi sealt nii-öelda pildi sealt valikust viskab sulle ette ainult selliseid, mõni kindlasti ütleb, et koledad pildid, kõik on katki, kõik on, ei ole ilus vaadata, ütleme nii. Et sealt nagu pildi valikust viskabki selliseid nagu mahajäetud kohtade pilte sulle. Ja sellest tegelikult piisab, et aru saada, mida see nagu inglise keeles tähendab. Et eesti keeles, sellisele hobile tegelikult ei ole eesti keeles mingit sellist kindlat nagu nimetust, ma ütleksin. Et mina näiteks kutsun seda lihtsalt tavaliseks seiklemiseks, tavaliseks kolamiseks, et jah, blogi nii-öelda selle YouTube'i kanali nimi sai jah, selles mõttes pandud siuke hästi lihtne, et Urbex tähistab seda hobi, blog on siis nii-öelda tähistab seda nii-öelda videoblogi ja Estonia seal lõpus on lihtsalt näide sellest, et näide sellest, et kus see nagu see kõik, kus see kõik nagu tegevus aset leiab ja kus kõik need videod nagu filmitud on. Kui sa käid nendes mahajäetud majades ja paikades ja kohtades, kas sul on tulnud ka mõni hirm või midagi, et nüüd ma täiesti üksi, et kas on ka tulnud selline efekt või tunne, et appi siin tõeliselt kummitab või midagi juhtub kohe? Kummitusi mina näinud ei ole. Kuigi ma niimoodi heaks näiteks võin tuua näiteks Pärnus asuva vana haiglahoone, mis on, mis ka ikkagi tegutses päris nagu mitukümmend aastat ja näiteks kui me isegi meenutame siin lähiajaloos või kuskil ligi 20 aastat tagasi, siis Pärnus toimus kahjuks selline kurb sündmus nagu metanooli tragöödia. Ehk siis põhimõtteliselt inimesed, tol ajal oli see nii-öelda 2000 aastate algus ja hästi palju tarbiti sellist nagu salaalkoholi. Ja Pärnus siis, ütleme otse välja, liikus selline nagu mürgitatud viin või selline, ta ei olnud nagu selles mõttes see, mis sa nagu tänapäeval nagu poest ostad. Ja selle tõttu sattus väga palju inimesi just sellesse samasse Pärnu vanasse haiglasse, mis hetkel nagu, see vana hoone on selles mõttes nagu tühi ja mingit tegevust seal ei toimu, aga sinna hästi palju sattus neid nii-öelda haigeid
ja päris paljud sealt nende samade seinte vahelt enam ka elusana välja ei tulnud nii-öelda. Et noh, mina selles mõttes jah, selle konkreetse Pärnu haigla kohta olen küll kuulnud jah, et noh, mingisugused jah, mingid nagu lood on nagu ringlenud, et noh, keegi on seal midagi näinud või midagi kuulnud, aga noh, kui mina seal nagu käisin, siis mina seal noh, midagi küll selles mõttes ei kuulnud, et noh, võib-olla lihtsalt inimesed noh, võib-olla kujutavad endale liiga palju asju ette või lihtsalt kuulevad mingid hääli, mis võib-olla tulevad kuskilt nagu tänava pealt, et noh, selles mõttes see haiglahoone, ta ei ole kuskil noh, niimoodi linna ääres, et ta on täpselt nagu keset elurajooni, seal on nii-öelda need eramajad on ümberringi ja noh, mina arvan, et suure tõenäosusega need enamus hääli, mida seal keegi kuulnud on lihtsalt tulnud sealt kuskilt tänavalt, noh, ka siis mõni auto seal sõidab mööda, mõni inimene kõnnib mööda, räägib midagi sõbraga, et noh, mina selles mõttes jah, midagi seal nagu näinud ei ole, aga noh, ma ise nagu personaalselt usun küll, et noh, kindlasti midagi nagu sellist maavälist on olemas, mida ma võib-olla ei tea ja ei oska nagu seletada. Kas on ka muidu mingeid ohtlikke olukordi tekkinud või nii, kui sa käid mööda Eestit nendes hüljatutes paikades või kohtades? No üldiselt olen igasugustest nagu sekeldustest hoidunud, noh, minuga selles mõttes ei ole nagu midagi noh, hullu juhtunud, et noh, ma ei tea, oleks kuskilt noh, niimoodi läbi kukkunud, et noh, mul oleks, ma ei tea, käsi või jalg oleks nagu puru ja vajaks nagu mingisugust, ma ei tea, noh, operatsiooni või mis iganes. Aga üks intsident jah, mis mul tuleb meelde ja mis tegelikult ei olnud üldse pikka aega tagasi, et see oli 2023 sügis. Ja noh, jällegi, lähme tagasi Pärnu linna. Et Pärnu linnas otse bussijaama kõrval asus vana kutsekooli hoone. Ehk siis seal oli mingisugune siuke, noh, seal tegutses Pärnu kutsehariduskeskus mingil nagu perioodil. Ja see kompleks oli hästi suur, seal oli selline nii-öelda, noh, valgetest silikaattellistest kõrge ühikahoone ja selle kõrval oli siis, või noh, sellega oli ühendatud siis nii-öelda koolihoone ja siis seal taga lõpus oli ka spordisaal. Ja enne lammutamist oli seal siuke päris tihe liiklus, ehk siis noh, päris paljud seal nagu käisid, noh, mingisugused Pärnu noored ja noh, mujalt Eestist ka. Ja sattusin ka mina sinna. Ja ma mäletan, et üks sissepääsudest, mis nii-öelda oli siis kellegi poolt nagu tekitatud, noh, ikka see nii-öelda sissemurdmine ja mis nagu tänapäeval kombeks on, et üks selline sissepääs oli tekitatud hoone taga, ühe nii-öelda siis, noh, üks aken oli põhimõtteliselt nagu, noh, puruks löödud. Aga see aken ei olnud selles mõttes selline nagu, noh, ta ei olnud nagu veneaegne. Et noh, veneaegne on siuke, noh, üldiselt siuke, noh, õhukese klaasiga või üldse ühe klaasiga ja noh, sellist on nagu, noh, üpris kerge ära lõhkuda. Aga see konkreetne aken oli tol hetkel, noh, keskelt küll, noh, täitsa nagu tühi, et sa said nagu sealt läbi minna, aga äärtes olid suured teravad klaasi nii-öelda siis tükid. Ja mina siukse võib-olla natuke, noh, ma ei tea, kas siis rumala peaga või kuidagi, noh, kuidagi siukse, noh, võib-olla nagu ei mõelnud mingit järgmist nagu sammu ette jah, et mis nagu võib juhtuda, kui ma sellisest aknast üritan sisse ronida. Ja sel hetkel, või noh, sellel hommikul oli siuke üpris nagu selline, noh, siuke niiske ilm või siuke, noh, vihma oli ilmselt öösel sadanud ja siuke, noh, kõik oli, noh, igal pool märg. Ja kui ma sellest nagu aknast üritasin seal sisse saada, siis mul põhimõtteliselt just selle nagu märja libeduse tõttu, mis see nii-öelda vihm oli sinna nagu tekitanud, noh, seal aknalaud oli, noh, siuke ka libe ja noh, kõik selline, noh, tingimused ei olnud head, ütleme nii. Ja sel hetkel, kui ma nagu kuidagi seal üritasin nagu, noh, niimoodi keha üles tõsta või kuidagi nagu jalga tõsta, siis mul läks teine jalg alt ära
ja juhtus see, et ma põhimõtteliselt lõikasin endale, noh, mul siin kuskil peaks mingisugused armid ka veel olema nagu sõrmede peal, et ma põhimõtteliselt jah, päris õnnetult lõikasin endale siia ühe suure haava ja siis ühe väikese triibu nii-öelda. Ja see viis mind Pärnu EMO-sse, ehk siis nii-öelda, noh, mis on siis tänapäevase Pärnu haigla küljes. Ja seal ma siis, seal tehti mulle siis sõrmedele õmblus ja siis et ikka väga eluohtlik olukord, ütleme nii, on olnud neid. Jah, eks ma muidugi ilmselt mõtlesin, et noh, ma saan nagu sellest aknast nagu kenasti läbi ja midagi ei juhtu. Aga ei või ette teada. Kunagi ei või ette teada, jah, et noh, kindlasti ma nagu noh, tulevikus enam nagu sellisest katkisest aknast nagu sisse ei taha ronida, et noh, see oli selles mõttes niisugune nagu uuema ja aken, et see ei olnud nagu niisugune veneaegne, et noh, sellised tänapäeva noh, pakettaknad või noh, sellised kaekordsed, et noh, nendega on vähe nagu teine teema. Ja kui ma sealt EMO-st siis nagu lõpuks välja sain, siis noh, ma olin nagu Pärnusse juba jõudnud, ma olin nagu bussipileti eest raha maksnud, ma nagu mõtlesingi, et noh, et ma tahan ju ikkagi nagu selle noh, nii-öelda materjali kätte saada nii-öelda, et noh, tol hetkel ma nagu teadsin ka, et see kutsekool nagu läheb, või noh, terve see nagu kutsekooli see hoonekompleks läheb lammutamisele mingi aeg. Et noh, ma ikkagi tahtsin selle nagu materjali sealt kätte saada. Ja mis ma tegin? Ma läksin sinna tagasi. Okay. Ja ma läksin täpselt sellest samast aknast, mis oli mulle just siin tund või 2 tagasi noh, viga teinud. Et noh, lihtsalt noh, teine kord läks, või noh, teine katse läks hästi, et midagi selles mõttes ei juhtunud ja sain jah, selles mõttes ikkagi sain materjali kätte ja noh, jälle siuke üks tore seiklus, mis kindlasti nagu noh, päris pikaks ajaks jääb meelde. Kas on ka mõningad sellised maajätud kohad, kus mõningad isakanud on sisse kolinud ja pole eriti rõõmsad, et sa seal kolad? No ilmselt selle küsimuse all sa mõtled kodutuid. Et jaa, kodututega olen ka jah, kahjuks või õnneks kokku puutunud. Et noh, kas või noh, tulla nüüd selle viimase nii-öelda seiklase juurde, mis ma just rääkisin, et see vana Pärnu kutsekool. Et noh, see oli niisugune nagu suur kompleks ja ma mäletan, et ma vist jõudsin kuskile sinna nagu spordisaali juurde ja siis oli seal mingisugune niisugune koridor, noh, kus siis vanasti olid mingisugused, noh, ma ei tea, kas siis mingisugused väiksed kabinetid või mingid laoruumid või midagi. Ja see koridor oli niisugune nagu pime, niisugune hämar ja ühesõnaga ma seal nagu, noh, liikusin juba sinna nagu koridori poole ja mingisugune uks oli seal nagu niimoodi, noh, natuke irvakil või kuidagi, noh, niimoodi, noh, ei olnud nagu päris lahti, ei olnud nagu päris kinni. Ja minu nagu üllatuseks kui ka ehmatuseks vaatas sealt ukse vahelt niimoodi üks pea niimoodi. Ja noh, tol hetkel see nagu ehmatas mind nagu päris korralikult ära. Kummitus tuli? Noh, jah, selles mõttes, noh, tegu oli lihtsalt niisuguse kohaliku nagu kodutuga, kes oli nagu selle nagu vana nagu kutsekooli seal avastanud ja tal oligi niisugune, noh, ta muidugi nagu kutsus mind kohe sinna tuppa, et noh, et ära karda, et noh, ma olen niisugune rahulik mees, eks ole, ja tule, et ajame juttu ja mis iganes. Et tema tegi seal parasjagu väiksest toast tegi suitsu, noh, ma selle ukse tegin nagu rohkem lahti, vaatasin, et noh, mis tal seal on, eks ole, et noh, niisugune noh, nagu kodututel ikka, et noh, korjavad seal oma igasugu rämpsu linna pealt, eks ole, noh, seal mingisugused mingi suke, noh, söögipoolis oli ka, et noh, mida siis, noh, ma ei tea, minusugusel tavainimesel, eks ole, kes noh, ei ole kodutu, eks ole, noh, ei kõlba süüa, eks ole, et noh, ilmselt kuskilt noh, prügikastist nagu otsitud ja saadud. Aga noh, selles mõttes tema nagu, noh, tema ei olnud niisugune nagu vaenulik inimene, et noh, tema nagu, noh, oligi niisugune hästi rahulik, ütleski, et noh, tema siin nagu, noh, ma ei tea, kas ta nagu päriselt nagu elas seal või lihtsalt nagu niimoodi otsis sellist nagu varjupaika, kus vahepeal nagu olla ja noh, mõtteid mõelda ja nagu niisama ise istuda. Et temale jah, tundus, et nagu meeldis seal ja noh, seal ta ei olnud selles mõttes nagu ainukene, et me seal natuke aega rääkisime ja siis sealt nii-öelda bussijaama poolsest uksest, noh, mis oli ka siis noh,
kellegi poolt nagu maha murtud või noh, no mitte maha murtud, aga lihtsalt noh, lukk oli sealt nagu lahti tehtud ja mingisugune vist klaas oli ka väikene sealt ära lõhutud, et siis põhimõtteliselt noh, saab sealt nagu käe panna sealt niimoodi läbi ja saab seestpoolt nagu lahti teha. Ja tänava poolt tuli teine kodutu. Ja noh, tema alguses oli siuke noh, natuke rohkem nagu halvemini nagu meelestatud. Et noh, küsiski kohe, et noh, kes ma olen, mis on nimi, mis ma siin teen, eks ole. Ja noh, sel hetkel mul oli see nii-öelda see väikene GoPro kaamera oli käes, eks ole. Noh, see muidugi tema seda tähelepanu kohe köitis. Ja noh, ilmselt mingil määral nagu oskan nagu inimesi lugeda nagu noh, niimoodi noh, vaatan neile näkku ja noh, saan nagu aru, et noh, kas nad on nagu noh, nii-öelda siuksed noh, alkoholi mõju all hetkel või mitte. Et noh, tema oli siuke noh, tol hetkel nagu siuke vahepeal, ütleksin nii. Et noh, võib-olla jah, sellepärast ka siuke väikene nagu agressiivsus tema poolt nagu tekkis. Et jah, tahtis mul seda nagu noh, kaamerat põhimõtteliselt nagu käest ära võtta, et noh, mitte nagu niimoodi füüsiliselt või jõuga, aga noh, ta lihtsalt nagu ütles selle välja, et noh, ma nagu tahaks selle nagu kaamera sealt ära võtta ja noh, lihtsalt nagu noh, midagi teha sellega, ütleme nii, et noh, ilmselt siis, ma ei tea, ära lõhkuda või midagi, et aga noh, siis ma muidugi kohe ütlesin, et noh, ega ma teid ei filmi selles mõttes, et noh, ma tulin nagu seda tervet nagu hoonet siin salvestama jah, et noh, mulle lihtsalt siuksed kohad pakuvad huvi ja noh, käin niimoodi nagu üle Eesti, et ja teine seik, või noh, teine nagu siuke lugu, mis mul nagu meenub nagu kodututega seoses, on või noh, juhtus siin samas Tallinnas. Et siin oli üks üpris, noh, ma ei tea nüüd, kas ta oli nagu noh, ülimalt pop või siuke nagu tuntud, aga ühesõnaga üks hostel oli lihtsalt tegevuse lõpetanud, hoone jäi seisma ja noh, põhimõtteliselt ka murti sinna mingi aeg sisse ja noh, nagu Tallinnas ikka, siis noh, kõik ritseldatakse, soditakse ära tõenäoliselt. Jah, see on üks asi, aga noh, sinna selles mõttes midagi nagu ei tehtud. Et noh, seal jällegi nagu võtsid nagu kodutud ja narkomaanid selle nagu koha üle. Et noh, oli siuke väike koht selles mõttes, et võrreldes nagu Pärnu kutsekooliga, siis noh, see ei olnud selles mõttes nagu mingi siuke koht, kus läheks nagu terve päev aega selle nagu pildistamise ja filmimisega. Ja seal mingil korrusel, vist oli teine korrus, ta oligi siuke nagu noh, ka mingi noh, ei olnud mingi uue maja, et siuke ka ikkagi noh, siuke vähe teistsugune. Et seal oli siuke nagu noh, esimene korrus, kus olid ka mingisugused toad, vastuvõtt, teine korrus, kus olid siis noh, ainult toad, pluss siis noh, WC-d ja duširuumid ja asjad. Ja kolmandal korrusel olid siis siuksed lihtsalt noh, mingid katuse nii-öelda noh, ruumid või korterid. Noh, jah, eriti palju neid seal ei olnud selles mõttes, aga noh, ka ikkagi mingisugused siuksed kunagi on seal nagu saanud ka ööbida. Ja ma mäletan, et seal ka jah, ma jooksin ühe nagu kodutuga kokku. Et noh, seal ta oli ka mingisuguse siukse nagu noh, ruumikes endale nagu valinud ja leidnud ja noh, ka täitsa nagu koduseks endale selle olemise nagu teinud. Aga noh, kuna see oli siuke nagu talvine aeg, siis noh, tema selles mõttes oli nagu noh, päris korralikult ennast nagu sisse pakkinud, et noh, mina mäletan, et kui ma selle nagu ukse seal lahti tegin, selle toa ukse, noh, mõtlesin, et noh, jälle, et noh, ruum tühi, eks ole, noh, teen siin ka mõned kaadrid, eks ole. Aga noh, kohe vaatasin, et siin nagu mingisugune noh, pilk läheb kohe nagu noh, sinna nii-öelda toa keskele või noh, nii-öelda sinna akna poole, kus on seal nii-öelda laud ja siis kohe sealt kõrvalt nägin, et keegi seal noh, keegi seal voodis ühesõnaga lamab. Ja tema siis kohe sealt selle nii-öelda pea üles tõstis ja noh, ei teinud, ütleme nii sellist nagu numbrit või noh, ei hakanud nagu midagi seal ütlema, et ma ei tea, mine minema või et see on minu mingisugune kodu või midagi, et noh, ilmselt ta oli nagu harjunud, et seal olid enne mind nagu veel erinevad nagu seiklejad käinud. Ja siis ma seal läksin järgmistesse ruumidesse ja siis mingi aeg ta nagu noh, ajas ennast püsti ja noh, siis me seal natuke mingit juttu tegime ja siis noh, küsisingi, et noh, kas te nagu siis elate siin ja kuidas siin nagu elada on, et noh, siin nagu talvine aeg ja noh, majas ju kütet ei ole, eks ole, rääkimata elektrist
ja noh, tema siis põhimõtteliselt ütles, et noh, tema nagu kuskil mujal olla ei ole ja noh, tema on siis nii-öelda selline ise hakanud majahoidja, et hoiab nagu noh, temale see maja nagu ei kuulu, aga noh, tema nagu sihuke noh, ise hakanud majahoidja, kes nagu hoiab siis hoone silma peal, et noh, siis põlema ei panda või noh, ära nagu niimoodi ei rüüstata, et noh, selles mõttes ma ei tea, mis sellest nagu kodutust nagu edasi on saanud, et noh, minu teada see koht pandi paar kuud hiljem nagu kinni, et noh, ikkagi nagu võõrad isikud sinna sisse ei läheks. Kas oled ka välismaale plaaninud minna uitama? Nagu me teame, Eestis on mahajäetud hooned, aga USAs on lausa mahajäetud linnad, mille ainetel on tehtud õudusfilme. Jaa, hetkel ma olen kusjuures käinud juba välismaal ära, et minu sihuke kõige nagu eredam või sihuke kõige ägedam reis oli tegelikult 2021. aasta suve alguses, kui ma käisin ühe toonase sõbraga Ukrainas ja noh, seal me ju teame, et peitub selline tore kummituslinn nagu Pripjat ja sellega tuleb omakorda kõigil kindlasti meelde 86. aasta Tšernobõli tuumakatastroof, mille tõttu siis seesama linn inimestest nii-öelda siis noh, inimesed evakueeriti sealt ära ja linn jäi siis tühjaks ja noh, jäi siis lihtsalt saatushoolde ja loodushoolde ja nii edasi. Et noh, see oli tegelikult minu nagu üks suurimatest unistustest. Et ma arvan, et noh, iga inimene, kes selle hobiga nagu niimoodi noh, ikkagi noh, täisväärtuslikult tegeleb ja kes seda nagu endale väga, väga nagu oluliseks peab, on kindlasti selle unistusega, et noh, ta tahab seal kindlasti selles kohas kunagi ära käia. Et noh, minu arust on tegu täieliku nagu number 1 mahajäetud kohaga maailmas. Et noh, kõik seda kohta teavad, kõik on sealt vähemalt mingisuguseid pilte näinud, kas siis sellest nagu konkreetsest linnast või siis sellest nagu tuumajaamast, mis õhku lendas. Ja see reis oli jah, selles mõttes, noh, ma olen võib-olla kõige rohkem nagu õnnelik selle üle, et ma ajastasin selle nagu käimise niivõrd õigel hetkel, sest aasta hiljem ei olnud see enam võimalik, sest noh, me kõik teame, et aasta hiljem samal ajal, noh ka suve alguses oli Ukrainas juba käimas sõda ja noh, selle tõttu on igasugused ekskursioonid Tšernobõli nii-öelda siis rajooni või tsooni on peatatud ja noh, me tegelikult keegi ei tea, et noh, kaua see nagu kestab või noh, kaua sinna see nii-öelda noh, keeld veel on, et noh, sinna nagu turvakaalutlustele ei tohi minna, et selles mõttes ma olen nagu väga-väga õnnelik, et ma olen seal nagu ise ära käinud, noh, muidugi ma ei ole seda tervet nagu linna näinud, et noh, seal on erinevad sellised noh, paketid, ütleme nii, et noh, sa võidki seal lihtsalt noh, käia sellise mingisuguse sükse nagu 1 päeva paketiga, sa võid käia seal 2 päeva, eks ole, et noh, siis on sul võib-olla see ikka mingi ma ei tea, eragiid või selline, et noh, saad nagu mingid rohkem kohti näha. Et ma mäletan, et meil oli lihtsalt sihuke nagu ühepäevane reis sinna, hommikul vara võeti meid Kiievist peale, meil oli selles mõttes nagu hotell oli ka seal nagu väga, väga nagu hea koha peal, täpselt kesklinnas ja selle nii-öelda noh, enam-vähem nagu selle noh, nii-öelda vabaduse väljaku juures seal, kus see on see nii-öelda hästi sihuke kõrge nagu vabadussammas. Ja võeti meid seal mikrobussiga peale ja noh, meil nagu palju inimesi seal grupis ei olnud, et sihuke noh, mõned seal olid vist ukrainlased tundusid olevat või siis venelased, noh, igatahes jah, mingisugust inglise keelt seal nagu ei räägitud ja koos meiega oli siis üks noorpaar Suurbritanniast seal, et noh, selles mõttes see giid pidi jah, seda nagu informatsiooni rääkima 2 keeles, et noh, see oleks ka kindlasti nagu aega kokku hoidnud, et võib-olla oleks nagu ka mingeid kohti seal rohkem näinud, kui noh, ei oleks pidanud nagu võib-olla 2 keeles erinevatel inimestel rääkima.
et jah, selle ühepäevase reisi jooksul, sulle näidatakse, ütleme nii, et niisuguseid nagu võib-olla kõige nagu tuntumaid kohti. Et punkt 1, muidugi me käisime selle tuumajaama juures, mida siis praegu katab sarkofaag, et sealt niisuguseid nii-öelda radioaktiivseid elemente ei lendaks kuskile nagu õhku või midagi sealt enam nagu ei imitseks. Siis meile näidati seda nii-öelda Pripjati linna keskust, kus seal oli siis vana hotell, haigla, sellised niisugused kindlad kohad, jah, et kindlasti oleks tahtnud veel nagu seal erinevaid kohti näha, aga ütleme nii, et jäin ka nagu selle ühe päevaga nagu täitsa rahule, et kindlasti kui kunagi see nagu olukord maailmas nagu stabiliseerub, et siis ma kindlasti tahaks nagu sinna uuesti minna ja siis kindlasti ka natuke pikemalt, et seal vaatamist on. Kas te käisite ka lõbustuspargis, kuna see karusselli pilt on päris kuulus sealt? Jaa, käisime jah, või jõudsime ka sinna jah, selles mõttes, et isegi minul on, kui minu nagu seda Instagrami kontotki kas või vaadata ja sealt natuke nagu nii-öelda allapoole kerida, et minul need jah, Tšernobõli pildid on seal täitsa nagu leitavad, et me tegime pilte seal nii-öelda selle linna sissesõidu juures, kus on see nii-öelda hästi suur selline valge ja suurte kirjadega Pripjat ja siis all on seal see aasta nii-öelda, et millal see nagu linn nii-öelda asutati, et 1970, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja siis on seal karusselli pilt ja siis muidugi ka tuumajaama enda juures, või siis nii-öelda seal sarkofaagi juures, et sinna nagu väga niimoodi ligidale ei saanud nagu minna. Et ikkagi pidime nagu sellist mingit vahet hoidma, et seal ikka need turvameetmed ja asjad on ikka päris korralikud, et jah, võib-olla üks asi, mida ma võib-olla veel nagu kahetsen või mis oleks võinud selle nagu Tšernobõli reisi juures olla teisiti, et me oleks võinud tegelikult minna või ajastada selle reisi aprilli või äärmisel juhul mai algusesse. Ja puhtalt sellepärast, et siis ei ole nagu puud ja kõik siuke nagu, loodus ei ole veel nagu niimoodi ellu ärganud. Et siis on nagu kevad ja kuna see linn on, või kogu see piirkond on selles mõttes juba järgmine aasta saab katastroofist 40 aastat, et terve see linn on selles mõttes jah, ikkagi nagu selle 40 aastaga korralikult nagu looduse poolt üle võetud. Et ma lihtsalt arvan, et kevadel oleks seal parem olnud käia, et siis oleks nii mõnedki hooned sealt igasugu võsa ja sellise puude ja põõsaste vahelt nagu paremini välja paistnud, et kahjuks jah, läksime juba siis, kui kõik oli lehtes ja võib-olla ei olnud nagu kõige parem neid hooned ja asju sealt nagu märgata. Mis su Instagrami kasutaja on, kus vaatajad sinu pilte näevad? Kasutaja nimi on tegelikult üsna lihtne, Raigo.Kotkas. Kas on ka mõni koht veel, kus sa tahaksid Eestis kolada või välismaal, kuhu sa pole veel jõudnud? Jaa, neid kohti tegelikult on üpris palju, et ma tegelikult, kui ma selle hobiga nagu niimoodi alustasin, siis ma koostasin selle, või enda jaoks sellise nagu personaalse kaardi, kuhu ma siis hakkasin selliseid nagu mahajäetud kohti peale kandma. Et vahet ei ole, kas ma siis leidsin neid Eestis, leidsin ma Lätist, kust iganes. Ja seda kaarti ma pidevalt siis uuendan, kui ma jälle kuskil käin, et siis näiteks seal ongi, et selliste nii-öelda värviliste täpikestega on kõik need nagu kohad ära nagu niimoodi tähistatud või kaardistatud. Et punased täpid on ilmselgelt käimata kohad, eks ole, rohelised on käidud ja siis see kaart nagu pidevalt nagu muutub. Et kõik need nagu kas siis tuleb seda rohelist värvi juurde või tuleb seda nagu punast värvi juurde või midagi. Ja kohti tekib pidevalt nagu juurde ka, et siis
siis nagu pidevalt see nagu kaart on muutumises. Et noh, kuna meil siin aasta hakkas alles nagu pihta, siis selleks aastaks ma kindlasti plaanin kevadisse, siin päris nagu mitmeid kolamisi, et näiteks noh, kui ma siin nagu maakonniti nüüd mõtlen, siis noh, kindlasti Järvamaal on päris palju veel avastada, ongi siin Kesk-Eesti rohkem pigem, noh, siin Lõuna-Eestid ja siuksed, noh, võib-olla Harjumaad, noh, need on nagu rohkem nagu ära käidud juba ja noh, Saaremaa siin sai nagu käidud ka mingi aasta ära ja poleks kindlasti ka paha jõuda näiteks Lätti jälle, et siukse viimase Läti reisi ma tegin eelmise aasta kevadel, et sai ka siukses ühes nii-öelda vanas nii-öelda veneaegses nii-öelda siis noh, ütleme nagu sõjaväe osas käidud, et selliseid kohti on ka Eestis hästi palju nagu igal pool veel laiali ja säilinud. Ja noh, kuna ma nagu Saaremaad ja Hiiumaad olen nagu mõlemad ära käinud, siis järgmised 2 saart, mis ma kindlasti tahaks ka nagu ka ikkagi risti-põiki läbi käia, on Naissaar ja Aegna. Et noh, need on kindlasti, noh, need on siin Tallinna lähedal ja noh, seal on selliseid nagu militaarseid kohti või noh, selliseid militaarseid objekte nagu hästi palju, et noh, sinna ka kindlasti tahaks jõuda, et noh, ma muidugi ei tea, kas see nagu õnnestub sel aastal või siis järgnevatel aastatel, aga kindlasti noh, ma kindlasti selle nagu plaani võtan ja noh, kindlasti saab seal ka ära käidud mingi aeg. Oleme rääkinud ka ohtlikest olukordadest ja ka sellest, et oled kohtunud kodututega ja ennast vigastanud. Kas on ka mõni lustakas ja naljakas seik olnud? Jah, eks need naljakad olukordi on tegelikult päris nagu mitmeid olnud, aga võib-olla kõige nagu naljakam või noh, kurioossem olukord, mis mulle noh, ilmselt noh, elu lõpuni jääb meelde ja noh, nii lihtsalt ei ole võimalik nagu seda nagu seika unustada. Et ma mäletan, et ma käisin 2022. aasta suvel natukene nii-öelda noh, riigipiirist väljas, ehk siis ma käisin kuskil noh, ütleme 5-10 kilomeetrit Valgast eemal ja seal asus üks veneaegne mahajäetud õhutõrjeväe osa linnak, kus siis paiknesid 2 vana sõdurite kasarmut ja noh, siis suure territooriumi peal sellised noh, erinevad abihooned. Et noh, mis seal ikka nendes vanades linnakutes vanasti olid, et noh, saunad ja mingisugused garaažid, mingid muud abihooned, laohooned, et noh, niisugune korralik nii-öelda linnak, et kus siis nagu sõdurid said ööbida ja noh, siis see nii-öelda väeosa ilmselt siis asus kuskil seal noh, linnakust veidikene eemal. Ja ma mäletan, et oli selline nagu noh, ütleme kesksuvi, et niisugune noh, ilus päiksepaisteline ilm, kõik oli nagu noh, ilm oli super ja noh, nagu ikka sellistes noh, looduses nii-öelda paiknevates kohtades või sellistes noh, kus keegi nagu mingit hoolt ei kanna selliste nagu kohtade eest, et noh, muru ei niida ja mingit, ma ei tea, puid ei langeta ja noh, ühesõnaga kõik nagu loodus vaab, kuidas nagu tahab. Et see linnak asus ka jah, seal kuskil nii-öelda mitme hektari peal. Et seal olidki jah, need hooned olid nagu, noh, kasarmud olid nagu, noh, ma mäletan nagu niimoodi, noh, enam-vähem kõrvuti, aga siis noh, kõik teised olid seal kuskil nagu niimoodi, noh, erinevates otstes. Ja hästi palju oli nende hoonete vahel sellist nagu ringi käimist. Ja noh, kuna suvine aeg, siis noh, seal kasvas igal pool selline üpris nagu kõrge rohi. Ja noh, selles mõttes noh, mingisugused nagu noh, mingid asfaltteed sinna kunagi nagu olid nagu loodud, aga noh, neid kas ülemäära palju ei olnud või olid siis need lihtsalt nagu niimoodi noh, looduse poolt üle võetud ja lihtsalt nagu rohtu kasvanud. Ja kui ma nüüd tahtsin seal mingist hoonest nii-öelda liikuda järgmisesse hoonesse, siis ma pidingi põhimõtteliselt minema risti läbi noh, suure heina põhimõtteliselt. Ja noh, kuskil ma ju ei näinud, et mis mind seal nagu ees ootab, et seal võis vabalt olla mingisugune auk või noh, mis iganes tee peal ees. Ja mul tuleb meelde, et ma seal käisin ka mingit hoonet jälle nii-öelda vaatamas, noh, pildistamas või noh, ühesõnaga sain nagu mingisuguse hoonega jälle seal noh, niimoodi noh,
tehtud, ütleme nii, et seal oli nagu materjal oli salvestatud ja noh, tahtsin nagu järgmise hoone juurde liikuda. Ja liikusin jälle sealt sellest nii-öelda paksust kõrgest rohust läbi ja noh, see rohi oligi reaalselt nii kõrge, et ma ei näinud, mis seal nagu, noh, mind ees nagu kuskil ootamas on. Ja noh, ma nägin, et noh, mingi hoone seal on, eks ole, et noh, see on nagu järgmine kuhu ma nagu tahaks nagu sisse minna. Ja siis ma nagu läksin ja seal hoone ees oli selline nagu noh, asfalteeritud plats. Noh, seal selles mõttes mingisugune nagu noh, rohi ei vohanud. Ja kui ma sealt nagu rohust jõudsin nagu läbi sumbata, noh, enam-vähem juba sinna nagu asfaltplatsini jõudsin, siis minu suureks ehmatuseks esialgu ja ka suureks üllatuseks lebas seal keset seda asfaltplatsi, noh, mis ilmselt siis selle päikesega oli päris kuumaks juba kütetud, lebas täiesti ihualasti vanem mees. Ja tol hetkel ma sain nagu kohe nipsust aru, et ahah, et ilmselt on tegu siis nudistiga. Et noh, muidugi, noh, sa võid arvata, et noh, seal noh, inimene on äkki surnud või teadvuse kaotanud või midagi. Aga noh, kui ikkagi noh, ühtegi riideset nagu seljas ei ole, et siis noh, ilmselt on tegu sellise noh, võib-olla natuke teise eluviisiga inimesega, et noh, kes ei armasta nagu niisama kuskile tavalisse randa minna, jah, nagu niimoodi noh, teiste inimeste sekka, et noh, jätaks ikka, ma ei tea, mingid ujumispüksid jalga või midagi, et noh, selliseid inimesi on ja noh, üldiselt nad nagu leiavadki selliseid noh, võib-olla selliseid paikasid, kus päikest võtta. Jah, päikest võtta ja kus võib-olla mingisugused sellised kõrvalised silmapaarid neid ei sega ja ei vaata. Ja noh, ma nagu mäletangi seda nagu hästi täpselt, et ma nagu kuidagi kohkusin nii ära, et noh, esimene asi, mis mul nagu suust tuli, oli inglise keeles hello. Eks noh, ma nagu küsisin, et noh, et kas nagu kõik on korras või noh, niimoodi tahtsin nagu inimest kõnetada ja teretada. Aga see mees selles mõttes ma ei tea, kas ta ei kuulnud või ta ei teinud välja sellest, ühesõnaga ta nagu, noh, ta ei reageerinudki, ütleme nii. Ja noh, kuna tegu oli nagu Lätiga, siis noh, ilmselgelt seal vanem generatsioon ei räägi inglise keelt. Et seal pigem räägitakse vene keelt ja noh, vene keel, noh, tunnistan ausalt, minul koolis nagu kõige parem ei olnud. Ja seda mul suus nagu, noh, seda mul suus ei ole ja seda ma nagu niimoodi kõneleda ei oska ja läti keelt ammugi mitte. Ja oli ta ikka elus või? Ta oli täitsa elus, et noh, ma kuidagi vist, minu meelest ma kõndisin temast vist kuidagi mööda või äkki ma isegi läksin mingisuguse nagu ringiga äkki vist nagu selle hoone tagant, et noh, sissepääs oli nagu mujal ka, et noh, kui seal nagu noh, kõik on nagu ära niimoodi rüüstatud ja lõhutud, et noh, siis ei ole ju ei uksi akned, et igalt poolt saad nagu sisse ronida, et noh, ilmselt ma läksin kuskilt nagu ringiga, et noh, niimoodi mitte nagu temast ei astu üle või temast nagu mööda. Ja ma mäletan, et kui ma seal nagu majas noh, toimetasin kaameraga, seal käisin ringi, vaatasin, noh, mis seal nagu vaadata oli, et ma nagu silmanurgast nägin, et mingi aeg ta nagu tõusis selle asfaldi pealt püsti ja siis läks vist kuskile sinna kõrvale põõsasse, noh, midagi, noh, ilmselt mingit nii-öelda ihuhäda nagu ajama. Kergendama. Ja mingi aeg ta isegi vist märkas mind ja ilmselt ta siis ikkagi kuidagi, noh, ilmselt ta nagu häiris teda. Et noh, ühesõnaga ta pani endast riidesse ja läks siis oma mingit järgmisi tegemisi tegema, et noh, siuke üsna jah, kurioosne juhtum, et noh, see oli siuke, see ei olnud nagu puhkepäev ka, see oli nagu täitsa tööpäev, et noh, siis ilmselt noh, inimene võib-olla mõtles, et noh, mis siuksesse kohta, noh, kes see siia tuleb, eks ole, niimoodi päisel päeval ja tööpäeval, et noh, saab seal mõnusalt nagu rahulikult päikestata ja keegi ei sega ja nii edasi, aga noh, mis mind nagu pani võib-olla kõige rohkem nagu imestama selle juures oligi see, et noh, okei, üks asi ju noh, sa oled seal nagu asfaldi peal, eks ole, võtad nagu päikest, aga see asfalt ei ole ju tegelikult noh, ta ei ole puhas, et noh, seal oli noh, seal seda nagu noh, klaasikillu puru vedelis igal pool ja noh, ma nagu mõtlesingi, et noh, et kas nagu on seal üldse nagu ohutu sellise pinna peal nagu lamada jah, või päikest võtta, et noh, pärast sul võib-olla on seljas on mingid kriipsud-krapsud, eks ole, et oled seal mingit väikeste killukestega endale nagu haiget teinud, aga noh, võib-olla on see nudisti elu, vaata, et noh, sa ei tea, et võib-olla ta ongi nagu siuke harinud sellega ja lihtsalt noh,
noh, lihtsalt ei huvitagi midagi, et peaasi, et saaks kuskil nagu ennast mõnusalt tunda. ja see sinu hobi on täis müstilisi, väga seiklusrohkeid hetki, nüüd ma saan sellest aru, see on emotsioon, mida ei saa raha eest tegelikult osta. Küsib Illar Kohv viinahaualt. Nüüd aga lähme tagasi muusika juurde. Meil käis külas siin Illar Kohv viinahaualt, kes fännab Anne Veskit. Kas on ka mõni naisartist, keda sina fännad? Jaa, selles mõttes ma võin kohe välja tuua sellise toreda ja legendaarse Eesti naisartisti nagu Nancy. Et ma mäletan, et ma kuskil, see oli 2016 äkki, kui Tartus toimus Rally Estonia. Ja lauluväljakul toimus selline siis, ametlik nagu, ma ei saa öelda nagu afterparty, aga selline ametlik kontsert. Ja sinna mul oli pilet olemas, ilmselt ma siis tundsin nagu selle kontserdi vastu huvi ja tahtsin nagu minna, et ilma nagu asjata ilmselt ei oleks nagu piletit ostnud, et ilmselt keegi nagu, ma ei mäleta, kes seal nagu täpselt esines, et ühesõnaga keegi pidi seal nagu mind nagu huvitama ja tõmbama. Ja üks nii-öelda soojendus esinejatest oligi Nancy. Ja kuidagi tema see esinemine ja kõik see nagu olek ja kõik need lood, muidugi neid lugusid nagu varasemalt teadsin. Ellat hoia mind, eks ole, see on ju absoluutne hitt. Ja kuidagi mulle kõik see tema nagu kontsert ja kõik see nagu sümpatiseeris. Ja samal suvel toimus veel Tallinnas ka selline tore retrofestival nagu We Love the 90s. Ja seal oli samuti Nancy olemas. Ja jällegi sattusin sinna, et nagu ma seda retromuusikat siin kuulan ja armastan, et siis see oli nagu üks suur põhjus, miks juba sinna nagu festivalile minna. Ja seal ma teda jälle nägin, jällegi tore, kõik meeldis, siis tuli juba see klubihooaeg peale, siis ta hakkas nii-öelda, siis olid meil veel Tartus 2 ööklubi, mis on mõlemad hetkel nagu tegevuse lõpetanud, Atlantis ja Vabank. Ja Nancy käis siis vahet pidamata käis siis ühes või teises ja sinna ma sattusin ka teda kuulama ja siis võib-olla juba see nii-öelda pall võib-olla nagu hakkas natuke nagu veerema, et kuidagi jäin sinna lava ette ja ka selliseks muutusin selliseks nagu aktiivseks fänniks ja ma mäletan, et mul on nagu hästi meeles, et Nancy tegelikult, need tema nagu pilgud, mis alati see kontsert hakkas pihta, eks ole, tema tuli lava peale, vaatas jälle, et kes seal on, või palju seda rahvast on, eks ole, ja kui ta nagu mind seal lava ees nägi, mul on nagu nii hästi meeles see millegipärast, et siis ta nagu tegi selliseid nagu suuri silmi, et jälle, sina jälle siin, eks ole, või jälle nagu tuttav nägu lava ees. Vot, ja niimoodi nagu minema hakkas, et sealt edasi tekkis ka nagu selline juba selline suhtlus oma vahel, eks ole, muidugi lisatsin Facebookis nagu sõbralisti, eks ole, hakkad seal Instagramis followma, mis iganes. Ja ajaga tekkis selline tore nagu side, selline tore suhtlus, nagu läbisaamine, kõik siukene, et nagu ma siin saate alguses rääkisin, et nagu Mr. Rappimine ikkagi läinud on, et nad on kõik toredad inimesed, nad on kuidagi mind nagu omaks võtnud ja mul on selle üle nagu väga, väga hea meel. Et Nancyga läks täpselt samamoodi, et nüüd juba sellel aastal saab 9 aastat, kui ma olen nagu päris kaua jah, et päris kauaks olen selle nagu sinna nagu lava ette jäänud, aga sellega lihtsalt ongi niimoodi, et kui sulle mingi asi nagu meeldib ja sulle meeldib nagu millegagi tegeleda, et siis naljad sa ei saa sellest nagu enam loobuda, et sa lihtsalt jäädki sinna lava ette ja võib-olla seni, kuni siis võib-olla ennast ära tüütab kunagi, saad vanemaks, võib-olla mingid mõtted või mõtlemine nagu muutub, et siis võib-olla hakkad mingeid muid asju nagu tegema ja võib-olla tuled kunagi sealt lava eest ära. Või siis lihtsalt see, et kõik artistid peavad ka ikkagi oma karjääri kunagi lõpetama, et kui me võtame näiteks Anne Veski, et Anne Veski on tegelikult ju ikkagi väga kaua olnud ja kõrges eas tegelikult juba, et selles mõttes selliseid nagu
legendaarseid ja kaua tegutsenud artiste tegelikult ei ole väga palju. Ei ole väga palju ja neid tuleb nagu hinnata minu meelest. Et noh, seni kuni need on, siis seni nautige ja tõesti väärtustage artiste, et noh, Eestis, noh, näiteks ma tean, Venemaal on hästi siuke nagu kujunenud selline nagu kultuur välja, et noh, artistidele nagu või noh, artiste ei austata ainult enda nagu selle kohalolekuga, vaid artiste austatakse ka lilledega. Ja noh, Venemaal noh, ongi näiteks noh, mõni artist seal kuhjataksegi, noh, näiteks on mingisugune juubelikontsert, eks ole, et noh, artist nagu põhimõtteliselt kuhjatakse lilledega üle. Et noh, peabki reaalselt need lille nagu sülemid pärast nagu käruga ära viima. Et noh, Eestis sellist nagu lille andmist nagu väga ei ole. Seda kultuuri ei ole. Seda kultuuri ei ole ja noh, me oleme nagu rahvusena oleme natuke nagu teissugused. Et noh, Anne Veski võib-olla ongi ainukene, keda siis nagu nende lilledega siin nagu niimoodi austatakse ja pärjatakse. Ja noh, mingil määral ka Marju Lennikule olen näinud, on ka mingisugused tema aktiivsed fännid, kes on nagu kontserditel olnud lilledega ja Sünne Valtri, noh, Sünne Valtrile isegi olen siin päris mitu ilusat kimpu viinud, et noh, sellised asju nagu jah, mingid üksikud inimesed seda nagu Eestis ikkagi teevad, aga noh, minu meelest seda võiks nagu rohkem olla, et ikkagi noh, midagi veel nagu võib-olla anda artistile juurde, et mitte ainult seda, et noh, sa nagu noh, oma nagu kohaloluga rõõmustad sellega, et sa kõiki laulusõnu tead peast ja noh, seal ühesõnaga oled nagu olemas ja nii edasi, et jah, Nancy'ga jah, selles mõttes ma jah, kui siia algusesse tagasi tulla, et siis jah, Nancy'ga kuidagi noh, hästi siuke tore nagu selline fänni ja artisti nagu selline noh, side ja siuke kontakt on tekkinud, et selle üle mul on nagu väga hea meel, et Nancy on kindlasti siin paljudel inimestel eeskujuks ka, et siin oma nii-öelda erinevate nii-öelda siis harjumustega, et noh, kuidas ikkagi sellises eas näha veel nii super hea välja. Nii nagu tema emagi Elsimma, kes on lauluõpetaja. Absoluutselt, noh, mõlemad nad on ju, noh, näevad imegenad välja ja noh, eks palju annab ise ka ära teha, et noh, üks asi on geenid, eks ole, aga teine asi on see, et noh, mida sa jood, mida sa sööd, kuidas sa magad, eks ole, noh, võib-olla võtad veel mingid seal, noh, ma ei tea, mingid toidulisandeid või mis iganes, et noh, ta on selles mõttes eeskujuks, et paljudele, et noh, ka mulle, et noh, kuidas ikkagi nagu noh, olla selles mõttes ja elada nagu täiel rinnal. Kui su kolamisobi saab mõne kuu pärast talle soo sisse, aga su fännamine kestab läbi aasta, siis kus sa mind järgmisena fännad? Sind? Vot, see on hea küsimus. Ma muidugi ei tea, kus sa nagu järgmisena võid esineda, aga noh, kui mõni selline üritus tekib ja kui ta on nagu logistiliselt ka nagu heas kohas, siis tuleb lihtsalt teada anda ja noh, võib-olla ajan ennast kodust välja. Aga täna õhtul on jah, plaanis varsti hakata tagasi Tartu poole startima ja täna on meil, ma ütleks, Tartu hetkel võib-olla kõige populaarsemas või noh, sellises kohas, kus noh, üldse veel midagi toimub, et noh, neid klubisid ja kohti on meil seal nagu päris palju hingusele läinud siin viimaste aastate jooksul. Et täna ma plaanin minna Tartu Aleksandrisse, kus siis esineb selline tore bänd nagu Respekt. Et noh, selle solist Gerdo Mölder on noh, minu meelest väga selline tore ja sümpaatne inimene ja noh, temaga tutvus tuli põhimõtteliselt täpselt nagu sinuga tegelikult võib öelda. Et läbi nende ürituste ja nii-öelda siis nende ürituste korraldamise tõttu, et noh, mõningate artistidega on jah, siuke nagu tore nagu klapp tekkinud ja siis isegi kui sa nagu mingisuguseid üritusi nagu enam niimoodi ise ei korralda, või sa nagu selle meelelahutusmaailma sees võib-olla nii palju nagu ei ole enam, et siis need kontaktid tegelikult nagu jäävad ja noh, sa võid ju selles mõttes ikkagi noh, erinevaid bände ja artiste ju ikkagi
kuulamas sellegi poolest käia, et kellega sul kuskil lava taga võib-olla tekkis mingisugune siuke nagu tore mingi jutt või siuke klapp või mis iganes. Tänan sind, hea Raigo, et sa tulid minu saatesse. Eks me näeme veel, ma soovin sulle ilusat koduteed sinna Tartusse ja head pidu sulle. Aitäh sulle, Arnold, ja aitäh saatesse kutsumast. Arnold Oksmaa podcast on täna. Kuulajatel ju nii palju rõõmu. Päris palju huvitavat teada saime, mis üllatusi järgmine toob. Kes küll järgmine saade meil külas, kas keegi, keda keegi ei tea. Või tuntud nägu, kellel kõik teavad, elevustes salapära siin peas. Näeme ja kuuleme, mis tulevik toob. Kes siin saates järgmisena koha võtab, märkamata ei jää ükski külaline. Arnold Oksmaa meid alati ergutab. Minu nimi on Raigo Kotkas. Sulle see video meeldis, pane kindlasti like ning kui tahad Arnoldi tegemistega kursis olla, pane subscribe, kindlasti bell notification, et sa järgmist episoodi maha ei magaks. Kui tahad aga minu kolamisega kursis olla ning järgmiseid uusi mahajätud kohti näha, siis liida pilk peale minu kanalile Urbex Blog Estonia. Kõik kuulavad uusi lugusid, kõik ootavad uut põnevust. Eks küll see järgmine õpp, see kuulamissaladus.